Tere tulemast! Täna räägime kellestki, kes on hambaravikabinetis absoluutselt asendamatu, aga keda me tihtipeale isegi ei märka. Just, jutt käib kaasaegsest hambaravi assistendist ja tema üliolulisest rollist. Nii, alustame kohe ühe küsimusega. Mõelge korraks, kes on kõige tähtsam inimene hambaravikabinetis? No, ilmselt esimene mõte on, et hambaarst, eks, aga kas see on ikka kogu lugu? Täpselt, sest tegelikult selle loo ja iga hambaravikliiniku tegelik angelane on tihtipeale see, kes tegutseb seal kulisside taga. See on hambaraviassistent. Nemad ongi selle kliiniku tõeline selgroog, see nii-öelda vaikne kangelane. Okei, lähme siis asja juurde. Esimene osa. Siin me vaatamegi, miks öeldakse, et assistent on hambaarsti parem käsi. Ja teate, see pole lihtsalt mingi suvaline töö. See on midagi palju enamat. See on tõeline kutsumus. Ja kellele see amet siis sobib? No, vaadake, see on tegelikult üllatavalt lai seltskond. Sobib ideaalselt neile, kes alles alustavad oma teed tervishoius, aga sama hästi ka neile, kes on juba assistendid, aga tahavad paremaks saada. Isegi teise eriala meditsiinitöötajad leiavad siit uue suuna. Tegelikult sobib see kõigile, kellele läheb korda inimeste aitamine. Lähme nüüd edasi ja vaatame, mis toimub enne, kui patsient üldse sinna tooli istub, sest just seal kulisside taga pannakse paika kogu alus ohutusele ja sellele, et kõik sujuks. See on steriliseerimistsükkel ja see on midagi, milles ei tohi teha mitte ühtegi viga. See on mitmeastmeline protsess, mis nõuab lausa kirurgilist täpsust. Kõigepealt puhastamine, siis desinfitseerimine, siis pakendamine ja alles siis steriliseerimine. Iga üksik samm on ülioluline. Ja miks see nii oluline on? Sest see on sõna otseses mõttes esimene kaitseliin nakkuste vastu. See kaitseb iga patsienti. See pole mingi tavaline koristamine, see on kaitsekilp. Ja iga steriilne instrument on märk usaldusest. Ja selle kõige eest vastutab just assistent. Nii, ja nüüd jõuame sinna, kus toimub tõeline action. Otse patsienti tooli kõrvale, seda kutsutakse tihti 4 käe tantsuks ja see on ausalt öeldes ideaalne metafor sellele, kuidas hambaarst ja assistent peavad töötama täielikus sünkroonis. Selle asja ametlik nimi on 4 käe meetod ja see ei ole lihtsalt, et ulata mulle see instrument. Ei, see on täielik sünkroon. Assistent peab olema arsti mõtetes sammu võrra ees, et kogu protseduur jookseks õlitatult, kiirelt ja sujuvalt. Ja see võrdlus siin, sää rääib enda eest. Ilma assistendita on see puhas žongleerimine. Arst üritab hakkama saada instrumentide, materjalide ja patsiendiga korraga. Protseduurid venivad ja veaoht on suurem. Aga koos assistendiga see on nagu öö ja päev. Sujuv, sünkroonis tiimitöö. Lõpptulemus on parem, kiirem ja patsienti jaoks palju meeldivam. Aga oodake, see pole veel kõik. Assistendi roll on palju laiem kui lihtsalt tooli kõrval seismine. Ta on tegelikult nagu terve kliiniku lennujuht. Mõelge ise, ta haldab spetsiifilist tarkvara, aitab röntgenpiltidega, hoolitseb selle eest, et kõik materjalid ja tarvikud oleksid alati olemas, tellib uusi asju, tegeleb meditsiinijäätmetega ja peab olema valmis isegi esmaabi andma. See on tohutu vastutus. Okei, küsimus on, et kuidas selliseks professionaaliks üldse saadakse? See ei juhtu iseenesest. Vaatame lähemalt seda teekonda. See nõuab tõsist pühendumist ja väga intensiivset koolitust. Koolituse struktuur on päris huvitav. Tavaliselt on see jaotatud teooria ja praktika vahel. Siin on üks näide. Kokku 117 tundi, millest suurem osa, 72 tundi, on teooria. See loob selle tugeva põhja. Ja siis 45 tundi on puhas praktika. See on see osa, kus teooria pannakse päriselt tööle. Vaatame korraks ühte konkreetset näidet. Programm kestab 2 kuud. See on päris intensiivne, 3 korda nädalast pärast lõutiti ja mis on eriti oluline. Gruppi suurus on ainult 8 inimest. See tähendab, et igaüks saab personaalset tähelepanu ja juhendamist. Ja muidugi, hind. Selline kursus maksab 2650 €. See võib tunduda suur summa, aga tegelikult tuleks seda vaadata kui investeeringut. Investeeringut täiesti uude professionaalsesse tulevikku. Nii et mis on siis selle kõige lõpptulemus? See on täielik transformatsioon. Inimesest, kes alustas õpinguid, saab kliiniku mitmekülgne selgroog, professionaal, kes on valmis panustama meeskonda kohe esimesest päevast. Ja see tsitaat siin võtab selle kõik suurepäraselt kokku. See pole lihtsalt instrumentide ulatamine, see on tarkvara haldamine,
esmaabi andmine, 4 käe meetodi täiuslik valdamine, lõpetaja ongi kaasaegse kliiniku selgroog. Punkt. Nii et kokkuvõttes ja see on ehk kõige tähtsam mõte, mida kaasa võtta. Kaasaine assistent on palju enamat kui lihtsalt abiline. Ta teeb patsiendi olemise mugavamaks, aitab saavutada paremaid ravitulemusi ja ausalt öeldes paneb kogu kliiniku paremini tööle. Nende panus on lihtsalt hindamatu. Ja lõpetuseks üks küsimus teile. Kui te järgmine kord hambaarsti juures olete, kas te vaatate seda assistenti, kes seal tegutseb, natuke teise pilguga? Ma loodan küll. Pange tähele seda vaikset, aga absoluutselt kriitilist tööd, mis teie kõrval toimub.